Tere! Mina olen Angelika Arko-Vara kinnisvarabüroost ja täna on meil podcastis külas Arko-Vara seadustamise valdkonna juht Triinu Orm. Räägime üle selle seadustamise köögipoole ja vaatame peale, mis on seal, mida on hea teada. Tere, Triinu! Tere, Angelika! Mida tähendab seadustamine? Hästi lühidalt ja lihtsalt öeldes kinnisvara ja selle dokumentatsiooni korrastamine ja seadusega kooskõlla viimine. Aga mida seadustamise puudumine tähendab? No kõige teravamalt tuleb alati siis seadustamine teemaks siis, kui tahetakse oma kinnisvara müüa. Ja siis tuleb hindaja, kes toob kõik hindamisaktis need puudused välja, küll erinevused ehitusregistriga ja nii edasi. Ja kui ostja pank siis ütleb, et nende puudustega me sellisel tingimustel laenu ei anna, siis ongi see häda nii-öelda käes. Et ei saa kinnisvara, ostja ei saa osta ja müüa ei saa müüa. Aga kui vaadata kõige sellisemaid võib-olla populaarsemaid probleeme, mis on seadustamises olnud kinnisvaramaastikul ja korterites, eriti võib olla ka juhtudel, kus, ma ei tea, korter on ostetud 2005, ostja müüa, ei olegi teadnud, et seal on ka midagi tehtud, muudetud, kuskilt on mõni sein vahepeal vahelt ära võetud. Et üks kõige sellisem võib-olla populaarsem ongi see, et mitte kandva seina mahavõtmine. Et mida see seadustamise poole pealt tähendab, kas seda annab kuidagi ka korda teha, kui pikk see protsess on või kust peaks klient alustama? Alustame sealt, et pöördu kas kohaliku omavalitsuse ametniku poole, pöördu meie poole, et vaatame asjale otsa, et mis seal siis täpselt tehtud on, sest jah, väga tihti on seda, eriti kui ütlemegi tehingud on jäänud sinna 2005 kuni 2010 on tihti seda, et need muudatused on tehtud juba ammu eelmiste omanike poolt. Toona andsid pangad laenu natukene kergemakäeliselt ja neid puudusi niimoodi välja ei toodud. Ja nüüd need puudused on ja need tuleb kõrvaldada. Ütleme, kui on lihtsalt paneelmajades on see hästi tihe juhtum, kus nende seintega seal vahel mängitakse siia ja sinna. Et kui tegemist ei ole nüüd kandvate seintega, on lihtsalt kergvaheseinad, siis tegelikult saab selle üsna lihtsa vaevaga korda. Aga kui tegu on kandva seinaga, kas seda annab kuidagi seadustada või on see kandev sein vaja tagasi ehitada? Annab ikka seadustada, et see ei ole nüüd ilmtingimata probleem, et just kandev sein oli, et annab ikka seadustada, seal see seadustamise protsess on võib-olla natukene lihtsalt pikem, et me peame seal ikkagi läbi ehitus- ja kasutusteatiste üldiselt seda asja tegema, et mitte kandvate seintega annab natukene lihtsamalt, et saame lihtsalt andmed esitada ja öelda, et nii need on ja kõik. Aga kui kandev sein maha võtta, kas see on kuidagi ohtlik ka majal, et ala, ma ei tea, vajub seal kokku? Seda kindlasti ei soovita teha lihtsalt uisapäisa, et ikkagi kõige õigem oleks ju need asjad enne projekteerida ja korda ajada, kui üldse seda tööd tegema hakata, aga kui seda tööd on juba tehtud, siis üldiselt tuleb ikkagi tellitakse audit ja auditi koostaja ehitusinsener siis ütleb täpselt, kas sellega on kõik hästi või ei ole. Väga populaarne aktuaalne teema on hetkel ka see õhksoojuspumba pool, et keegi otsustab, et tal on vaja seda panna, ta ei tee dokumentatsiooni, lihtsalt ei teegi mitte midagi, panebki selle õhksoojuspumba endale, kõik töötab ja elu on ilus. Aga kuidas see seadustamise poole pealt näeb, et ma ei tea, kas linnavalitsus, kui märkab, tuvastab, kas on neil õigus teha ka mingi noomitus või see tegelikult tuleb alles välja siis, kui ostakse, müüakse, refinantseeritakse? Pigem ikkagi siis, kui mingisugused tehingud selle kinnisvaraga toimuvad, et seda ei tasu karta, et kohaliku omavalitsuse ametnikud tulevad ja vaatavad linnas ringi ja ütlevad, et sul on siin kõik halvasti, et neil selleks tõesti ei ole aega. Seda ei tasu karta. Et eks ta tuleb ikkagi tehingute käigus teemaks ja kui on tegemist ainult selle õhksoojuspumbaga, siis see on ka üsna lihtne asi, mida lahendada. Et tihtipeale kortermajade puhul ausalt öeldes kõige suuremaks takistuseks saab see, et ei ole võetud ühistu nõusolekut sellele asjale. Et kõik muu on nagu kergesti lahendatav, aga kui me need ühistu nõusolekut ei saa, siis kahjuks peame selle eemaldama. Kõiksugused teised juhud
on ikka seal erisusi, näiteks miljööväärtuslikel aladel on seal omad nõuded, eks ju, et kui neid tahta paigaldada. Aga üldiselt see ei ole nagu, kui on tõesti ainus puudus on see õhksoojuspumba seadustamine, siis see käib enamasti kiiresti ja lihtsalt. Aga kui läheneda sellele emotsionaalselt, et ma ei tea, võtame näiteks dušinurgast tahan ehitada midagi välja või ma ei tea, panen sinna vanni, natuke kuskil midagi liigutan, teen näiteks köögi poole endal natuke väiksemaks, et saaks vann ära mahtuda. Et see on minu kodu, teen mis tahan, et kui palju seda ette tuleb ja kas seda on ka siis vaja seadustada, et kui ma lihtsalt duši asemel panen vanni? See märge, et pesemisvõimalusena duš või vann on tegelikult ehitisregistris kaldkriipsuga, ehk siis teoorias ei ole. Aga näiteks kui seinu ühele või teisele poole liigutada, siis muutuvad ju tegelikult selle korteri pinnad ja pindade suurused. Ja need on ju meil ehitisregistris ilusti olemas ja ka samamoodi kinnistusraamatus ja kui need on ebakõlas, siis kui me selle kinnisvaraga tahame mingeid tehinguid teha, siis see tuuakse nagu puudusena välja. Jällegi tõenäoliselt ei ole midagi väga keerulist selle seadustamise juures, aga see tuleks ja oleks mõistlik ära teha. Okei, aga kui tulla seadustamise poole pealt ehitusteatiste juurde, et millal on vaja teha ehitusteatis? Ehitusteatis, see on ilusti ära märgitud tegelikult ehitusseadustikus. Ja ehitusteatis on selliste lihtsamate tööde puhul, mis ei hõlma nüüd päris massiivseid mingisuguseid näiteks hoonete laiendamisi või midagi sellist. Et ta on lihtsamate tööde puhul ja ta ei kätke endas mingisugust riigilõivu ega midagi. Ja see seaduses on ka ära toodud, mis juhtudel näiteks peab projektiga koos selle esitama, mõnikord saab ka lihtsalt ainult selle ehitusteatise esitamisega. Et nii palju neid termineid, et keel läheb lausa sõlm, et ehitusteatis, ehitisluba, mis vahe on ehitusteatisel ja ehitisloal? Ehitusloal. Sisu on sama, sisu on luba ehitada. Erisusest tulevadki riigilõivust ja siis olenevaltki tööde suurusest ja iseloomust, et kumba siis me peame rakendama. Mõnikord ei pea mitte ühtegi neist rakendama. Aga kasutusluba? Kasutusluba, kasutusteatis täpselt samadel alustel, et kasutusload on ikkagi sellistele suurematele ümberehitustöödele ja suurematele ehitustöödele, kasutusteatis natukene väiksematele ja mõnikord ei ole sedagi vaja. Aga miks kasutusluba on vaja? Kasutusloaga me ütleme, et see kinnisvara, hoone, korter on kasutamiseks ohutu, et see järgib kõiki seadusi ja nõudeid ja et me võime seda kasutada sellisel kujul, nagu ta on ette nähtud kasutama. Aga mida see seadustamine kasutusloa vaatevinklist siis tähendab, et kas siis seadustaja läheb kohale, vaatab, kas on turvaline, ei ole turvaline või? Kasutusloa taotluse puhul me peame ikkagi kuidagi tõendama seda, et see asi on turvaline. Kui nüüd me teeme seda kasutusluba niimoodi tagantjärele, et meil ei ole ehitusprotsessi kuidagi dokumenteeritud, ehk siis meil puuduvad ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, fotod ehitusest, siis me hakkame tõendama selle hoone või siis ümberehituste ohutust läbi auditite. Ja sõltuvalt, et mis iseloomuga need tööd siis on olnud, sõltub ka sellest, et milliseid auditeid meil selleks tarvis on. Aga kus saab tavainimene kontrollida, kas tal on need kasutus- ja ehitusteatised load olemas? Seda saab igaüks kontrollida ehitisregistrist. Et sinna sisse logides saab absoluutselt kõikide, mitte ainult oma kinnisvaraga, aga kogu muu kinnisvara kõiki dokumente, mis menetlused on sellega läbi viidud, kõiki saab sealt kontrollida. Et see esimest korda võib-olla kasutades on pisut keeruline, aga võtke julgelt ühendust, aitame hea meelega kas või lihtsalt sellega, et kuhu klikkida ja milliseid asju vaadata. Okei, aga kas nendel teatistel ja lubadel, kas neil on mingid tähtajad ka, kaua nad kehtivad või kui ükskord ära teha, siis on korras või on ikkagi? Kasutusluba, kasutusteatis on tähtajatud.
kui ei ole neid väljastatud tõesti mingisuguse lisaklausliga, seda juhtub väga harva. Ehitusteatise puhul kehtib see 2 aastat väljaandmise siis kuupäevast või teatatuks lugemise kuupäevast. Nüüd uuest aastast ehk siis 1. jaanuarist 2026 on lootust, et see hakkab kehtima 4 aastat, et veel ei ole see nii-öelda Riigikogus vastu võetud see, aga seadusmuudatus on sisse antud ja praegu vist ei ole ka ühtegi põhjust, miks ei peaks rakenduma. Ehitusloa puhul on nüüd niimoodi, et see kehtib 2 aastat sellisel juhul või vabandust, 7 aastat ehitusloa väljastamisest, aga ehitustegevusega alustamisest peaks teada andma. See on lihtsalt selline, et me saame ehitusloa kätte, aga ega me kohe ju koppa nii-öelda maasse ei löö, eks ju. Et siis see on selline lihtne käik seal ehitusregistris jällegi ära märkida, et ehitusega on alustatud. Aga kas ehitisteatisest on võimalik ka kuidagi pääseda? Jällegi kõik on eriti seadustamise kontekstis hästi-hästi selline juhtumipõhine. Aga kui me ehitame hoonet, mis on alla 20 ruutmeetrise pinnaga, ehitusaluse pinnaga ja ta jääb alla 5 meetri tema kõrgus, siis me nii-öelda sellest pääseme. Aga see nüüd ei tähenda seda, et see hoone ei peaks vastama kogu seadusandlusele ja kehtivatele nõuetele. Et see tihti unustatakse ära, et seadus on kirjas, et ma ei pea ju sellisest hoonest kellelegi kuhugi teada andma, aga nii näiteks ehitatakse see hoone naaberkinnistu täiesti sisuliselt piiri peale, eks ju, ja siis tuleb kohe mängu selline asi nagu tuleohutuskuja ehk siis naaberkinnistul asuvate hoonetega see vahekaugus. Ja kui see nõue ei ole täidetud, siis on tegelikult ikka pahandus. Ehk siis, kui keegi näiteks soovib enda eramaja juurde teha mingi abihoone, kus enda labidad ja rehad hoida näiteks, siis kus ta saaks neid tingimusi kontrollida, et mis peab olema kindlasti täidetud, et ta aasta pärast ei peaks selle maha lammutama? Esimene koht, kuhu mina kohe vaatan, on mis planeeringud meile kehtivad. Et kas on näiteks ainult üldplaneering, siis kohaliku omavalitsuse oma, või on ka näiteks detailplaneering, et detailplaneeringutes on väga tihti see ehitus siis ala ära määratletud, et kuhu me üldse võime ehitada ka selle antud kinnistu piires, eks ju. Ja kui kuskilt mujalt nagu otsida ei oska, siis jällegi soovitan väga-väga siiralt pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja uurida nende käest. Nemad annavad selle konkreetse koha kohta kõige täpsema ja parema vastuse. Et neid tõesti ei pea kartma, nad ei hammusta. Ja kui sinna minna ikkagi sellise heatahtliku suhtumisega ja mitte minna jalgu trampima ja nõudma, siis nad on väga armsad ja toredad ka vastu, et neid ei pea kartma. Aga kui mõelda nüüd selle peale, et kõik on muutunud ajas, et me oleme digimaailmas praegu 30 aastat tagasi ostetud korter ja 30 aastat on siis üks ja sama inimene elanud seal ja näiteks oletame, ta müüb või ostab, keegi teine ostab selle korteri, aga dokumentatsioon, ta ei olnud ju siis kuskil arvutis või kuskil seal, et kas siis ka linnavalitsus või siis tuleb appi hoopis arhiiv või kust need andmed kätte saada või võib-olla nad üldse puuduvad? Siis hakkamegi arhiivides otsima. Väga palju on Rahvusarhiivis. Rahvusarhiivil on oma keskkond internetis olemas, see on üsna lihtsasti kasutatav, katastrinumbri järgi näiteks saab sealt väga kenasti andmeid kätte ja ka lihtsalt aadressi sisestades. Et kas näiteks Rahvusarhiivis on selle konkreetse kinnisasjaga mingisuguseid dokumente. Siis tasub samamoodi jällegi kohalikust omavalitsusest uurida, neil on omad arhiivid, kas äkki me sealt leiame midagi. Need ei ole nagu tihedaid juhtumised, aga ikkagi pigem tuleb ette seda, et näiteks meil ei ole üldse dokumente. Ja siis on ka minu kui seadustaja esimene käik alati kohalikku omavalitsusse, et kuidas me sellele asjale läheneme. Et tihti on see, et jah, tõesti 30 aastat on seal ühe omaniku käes olnud, aga see, kes 20 aastat enne omas tegi seal kõik ümber ja siis veel, eks ju,
ja mingitest ümberehitustest praegune omanik tegelikult ei teagi, et temal on alati ju nii olnud, aga tegelikult on asjad teistmoodi. Aga kes selle menetlusprotsessis siis kaasas on? Ongi seadustaja, omanik, linnavalitsus, kas mingi osapool on siin vahelülis veel? Üldiselt, kui juba inimene jõuab seadustaja juurde, siis meie kaasame kõik need inimesed, keda selleks vaja on ja menetlusse kaasab ka kohalik omavalitsus vastavalt sellele, et mis ametkonnad peavad siis sellele kasutusloale, kasutusteatisele nagu oma heakskiidu andma. Et enamasti või alati on kaasatud ka Päästeamet, kui on ikkagi kasutusloaga näiteks tegemist ja siis vastavalt sellele objektile näiteks Keskkonnaamet, Transpordiamet, et need kaasamised teeb, et selle omanik ei pea selle pärast nagu muretsema, et tema ei pea ise otsima, et kelle heakskiita ta peab saama. Okei, aga see menetlusperiood, kui pikk ta on, et päris mitu inimest on sellega seotud, et kui pikalt ta võib venima jääda, et ma usun, et võib-olla linnavalitsusest on vahepeal ka olukordi, kus on võib-olla raskem seda vastust kätte saada, et see võib venima jääda, aga see keskmine reaalne periood, et ma ei tea, näiteks kasutusloal, ehitusloal. See jällegi sõltub nii palju sellest protsessist või konkreetsest objektist endast. Ütleme, et selline 6 kuud kuni aasta on reaalne. Lihtsamate objektide puhul võib ka vähem minna. See on super hästi, kui nii on, eks ju. Aga 6 kuud on selline reaalne aeg, mida me võime nagu oodata, et jällegi väiksemad omavalitsused, menetlused käivad kiiremini, asjaajamine käib kiiremini. Palju tuleb arvestada sellega, et tegelikult, et meil on mingisugune ports dokumente koos, eks ju, millega me selle asja menetlusse anname. Aga kui näiteks omavalitsus küsib midagi juurde, et siis nende valmimine, kui pikad on tööde järjekorrad, et siin olenevalt mingid väga spetsiifilised asjad võivad päris pikad olla, sest neid eksperte, kes neid koostavad, on lihtsalt vähe. Aga kui mõelda selle perioodi peale 6 kuni 12 kuud, võib-olla ka vahest siis pikemalt, et oletame, ma ei tea, ma tahan enda kodu müüki panna, ma saan endale nüüd üllatuse laua peale, et üks sein on puudu või lisaks, kas ma saan siis müüa ka ja minna notariaalsesse tehingusse? Kuidas see pool või enne peab ikkagi dokumentatsioon korras olema? See nüüd sõltub väga palju kokkulepetest, et mis kokkulepeteni me jõuame. Et viimasel ajal üha rohkem näeb ka väga tihti seda, et näiteks ostja poolele pank on nõus laenu andma, aga tingimusega, et mingiks kuupäevaks on siis need dokumendid korda aetud. Raskemate juhtumite puhul, kus ikkagi on nagu palju asju seadustamata, siis seal ikkagi pank paneb oma käe ette ja ütleb, et tema seda nagu tagatiseks ei ole nõus võtma. On palju ka neid juhtumeid, kus lähevad ikkagi notariaalsesse lepingusse kirja kõik need asjad nii-öelda puudustena. Eks siis ostja-müüja peavad hinna osas ise kokku leppima, et mis siis need vähendused selle puhul, eks ju on. Aga seal on hästi palju kokkulepete küsimus, et ei ole alati sellist reeglit, et nüüd kindlasti kõik peab korras olema, enne ei saa oma müüa. Aga igal juhul nii, kui tuleb see müügimõte, tasub hakata selle nimel tegutsema, et need paberid oleks korras. Aga kuna seina ühe ööga tagasi ei ehita, maha ei lammuta, et kui palju antakse aega nende puuduste kõrvaldamiseks? See nüüd väga oleneb tõesti, ütleme, kui meil pangast on juttu, et siis kes on see pank, kes on see laenuhaldur, et see on väga-väga erinev, aga jällegi, kui minna oma heatahtlikkusega ja siira sooviga need asjad korda saada, siis ei ole veel mina näinud, et keegi kiusu pärast nüüd ütleks, et ei saa, et tõesti ei ole sellist asja, et kõik on ikkagi inimesed ja kõik suhtuvad inimlikult. Okei, aga kas seda menetluse protsessi ja kulgu saab kuskilt jälgida ka? Nüüd seadustamise puhul mina alati kaasan omanikuga sinna nii-öelda ehitisregistris sinna taotlejate omaniku nimekirja ja omanik ise saab seda siis sealt jälgida. Poolel olevaid menetlusi lihtsalt niisama ehitisregistrist ei näe, et me näeme, et kõrvalised isikud näevad siis ainult lõppenud menetlusi.
aga menetlusnumbri alusel on tegelikult võimalik ka poolelioleva menetluse siis seda staatust jälgida. Et päris kõiki detaile ei näe, aga kui sul see menetluse number on olemas näiteks ostjana, et siis seda saab sealt jälgida. Aga kui sa mõtled nüüd oma kogemuse peale, siis mis on olnud kõige sellisem kummalisem ümberehitus, mida sa oled näinud? Ma isegi ütleks niimoodi, et selliseid erilisi kummalisi asju on, et kuna minu kogemus suuresti on seotud pigem ikkagi erakinnisvaraga ehk siis inimeste kodudega, siis kummaliseks ma ei loeks ühtegi, et see on inimese kodu ja tema on midagi sellist endale sinna soovinud, siis mis on minu kohta öelda, eks ju, et kummaline, et pigem, mis mind võib-olla ennast paneb pisut imestama, on alati see, et kui meil on mingisugused sellised menetlused, kus meil on ehitusluba tegelikult all ja me taotleme kasutusluba ja inimesel on projekt ja siis me vaatame sellele projektile otsa ja see on nagu täiesti teine hoone sisuliselt, mis on nagu paberi peal ja reaalsuses. Ja siis ma ikka mõtlen, et kuidas nüüd, et milline paber see siis ehitajale kätte anti, et mille järgi siis tema ehitas ja kuidas me küll jõudsime nagu sellisest asjast paberil sellisena, mis meil siin nagu reaalsuses on ja selle juures ka omanike selline siiras imestumine selle üle, et mul ei olegi projekti järgi, et arusaadav on see sellisel juhul, kui näiteks ehitusprotsessi käigus on see omaniku vahetanud see kinnisvara, aga on ka selliseid juhtumeid, kus omanik kunagi taotles ehitusloa mingi projekti alusel ja täna on täiesti teine hoone ja ta siiralt ei teadnud, et täitsa teisiti on ehitatud. Et neid juhtumeid ikka aeg-ajalt jälle tuleb lauale. Okei, aitäh sulle. Aga kui ma küsin sinu vaatest, et mis sind ennast selle hindamisprotsessi ja töö juures kõige rohkem köidab? Eks ta on selline inimeste aitamise äri ikkagi, et tihti need on ju inimeste kodu on neile nii emotsionaalselt on juba nii suur väärtus ja paljude jaoks ka nagu finantsiliselt nende kõige suurem vara, eks ju. Ja kui sellega on asjad korrast ära, siis see mure on selle juures ikka väga-väga suur. Ja kui sina saad selle juures nagu inimest aidata ja selle koorma talt ära võtta, et isegi ma kunagi ei saa ju lubada, et me saame näiteks kasutusloa kätte. Sellist asja ma ei saa mitte kunagi lubada, aga kui ma lihtsalt juba selle mure saan ära, et keegi tegeleb, et ma ise ei pea selle bürokraatia mäega siin nüüd rinde pistma, et juba see annab väga palju. Et eks see ole see inimeste aitamine. Aga kui reaalne on see, et kinnisvara omanik tuleb ise selle dokumentatsiooniga toime, et kas see on ka võimalik kuidagi või pigem on see, et seadustaja tuleb appi, nii on turvalisem, kindlam ja ei lähe midagi nii-öelda hullemaks? On ikka, ega südikad omanikud saavad ka ise sellega hakkama, et seal ongi hästi palju suhtlust selle kohaliku omavalitsusega. Aga väga palju jõuab ka meie lauale ikkagi neid juhtumeid, kus inimene on hakanud otsast ise pusima, on tellinud ja maksnud raha dokumentide eest, mida tal tegelikult ei ole vaja või need on kuidagi puudulikud või need on täiesti valed, et on ka neid ja siis nad jäävad hätta ja sellistes juhtumites on nagu inimesest kõige rohkem kahju, et ta nagu siiralt soovis ja tahtis ja proovis ja ei tulnud toime ja nüüd ta on selle nagu puntra otsas ja siis on tõesti kahju, et juba on nagu selline vaev nähtud, töö tehtud ja tulemust ei ole. Et siis eks me siis üritame nii hästi, kui me oskame appi tulla. Aga kuidas sulle tundub, kas tänapäeva inimesed on teadlikud selle seadustamise valdkonna osas või tuleb ikka palju asju veel üllatusena välja? Ütleks, et üha rohkem see teadlikkus tõuseb. Eks see tulebki lihtsalt ajaga, et mida rohkem kinnisvara läheb tehingutesse, mida aeg edasi, seda rohkem see teadlikkus tõuseb, aga palju on ka ikka seda, kus tõesti on tehtud asju ja siiralt arvatud, et ma ei pea selle puhul nagu mitte midagi kellelegi kuhugi ütlema ja teatama. Ja siis üllatusena, kui tuleb välja, et tegelikult ikkagi oleks pidanud. Okei, aga kui nüüd korterist tulla ka väljapoole, oletame korteriühistu, terve maja korterelamu näiteks, ma ei tea, Mustamäel, kui otsustatakse maja fassaadi muuta, et kas see on ka siis kuidagi vaja ära seadustada või kuidas sellega on ja kas
päriselus seadustatakse seda ka või lihtsalt korteriühistu otsustab, et meie maja on nüüd sinine ja värvitakse siniseks või kuidas see reaalne pilt on? Selliseid fassaadi muutmisi tuleb kortermajade puhul ikkagi eelkõige sellest, et näiteks ühe korteri omanik otsustab, et tema tahab oma rõdu näiteks kinni hitada. Ja selline tegevus kahjuks ikkagi päris niisama ei käi, et selleks peavad olema nõusolekud ja loed olemas. Seda, et nüüd ütleme terve kortermaja fassaadi kuidagi korteriühistu otsustab, et ta muudab ümber, liiga palju ette ei tule. Et kui ikkagi otsustatakse, kuna need otsused sünnivad ju koosolekutel ja ühise laua taga nii-öelda, et siis nendega nagu keegi ikka on kuskilt teadlik, et midagi peaksime kuskil ju teada andma. Et seda nagu liiga palju ette ei tule, et kui ikkagi otsustatakse midagi muuta, siis enamasti see käib nagu õiget teed pidi. Aga kõige rohkem selliseid mingisugused fassaadide muutmisi küll ja on see, et ühe korteri omanik näiteks otsustab midagi muuta. Okei, aga kui see kõik korra niimoodi kokku võtta, et mida siis ikkagi peab seadustama, mida ei pea, et kui inimene tahab korteris teha kapitaalremonti, kõik ära muuta, et kust ta selle info kõige paremini kätte saab? Eks ole seadused ja nii edasi, aga see on väga keerukas kaevamine. Et tegelikult pöörduda kas projekteerimisbüroode poole, seadustamise valdkonna poole, et oskame juba väga hea meelega ütleme enne, kui üldse midagi tehakse ära, et kust otsast sa seda asja alustama pead ja nii on kõigile palju lihtsam. Ja jällegi kohaliku omavalitsuse ametnikud ei hammusta. Pöörduge julgelt nende poole. Öelge, tahan teha ja nemad aitavad, et selle jaoks nad seal ongi, et meid aidata. Okei, ehk siis kui ma tahan enda dušinurgast selle vanni ehitada, siis enne peab uurima dokumentatsiooni osas ja siis tegema, mitte vastupidi. Soovitatav oleks, aga kui juba on tehtud, siis saab ka selle korda. Aga kui vaadata su kogemust, mis on olnud võib-olla kuidagi kõige veidram või naljakam ikkagi ümberehitus või muudatus? Kas on midagi sellist olnud? Kõige veidram või naljakam? On olnud neid, kus üks korter näiteks otsustab panna endale ise oma küttesüsteemi ja siis lammutab sealt vahelt välja kogu kortermaja ühises kasutuses oleva süsteemi. Et need on sellised nagu kurvad juhtumid tegelikult, sest kui tuleb talv, siis on kogu kortermaja kütet, eks ju, või vähemalt üks püstaks siis, eks ju. Et selliseid asju on ette tulnud, et panevad nagu kukalt kratsima, et kas tõesti ei tulnud nagu pähe. Aga selliseid veidramaid niimoodi, on mingeid siukseid võib-olla arhitektuuriliselt mingisuguseid naljakaid tornikesi tulnud ette, mille ühel juhul küll üks eramaja, ta tahtis endale väga mingisugust lossilaadset hoonet. Ja ta ehitas endale katusele sellised 2 torni, tõesti, siuksed printsessitornid, ütleks ma nende kohta. Aga need kohe mitte kuidagi ei läinud selle planeeringuga kooskõlla ja see ehitusaasta oli ka selline, et me ei saanud sellest planeeringust nagu mööda ka nii-öelda vaadata. Et need ta pidi seal kahjuks kõrvaldama. Et see oli jälle nii armas, et inimene siiralt neid tahtis. Kahjuks jah, ei õnnestunud tal nii säilitada. Aga muus osas küll jah, pigem mul on nagu erialasest sellisest kogemusest on tihti küsimus, et kui on väga projektist mööda ehitatud, et mille alusel te siis ehitasite, kui mitte projekti. Aga mis on eestlaste lemmik ümberehitus? Eks ikka see õhksoojuspump pole. Neid on nii korterites, eramutes. Lisaks õhkssoojuspumbale ütleks ma, et siis eramute juures abihooned, milleks ei võeta ühtegi kinnitustega nõusolekut. Ja korterite puhul ilmselt paneelmaja korterites ikkagi need vannitoa ja tualettruumi vahelised seinad võetakse tublisti maha.
et ma ütleks, on sellised kolm lemmikasja. Aga populaarne on ka hetkel see walk-in garderoob. Et Ja. kui ma tahan näiteks selle endale ehitada, panen vaheseina vahele ja teengi garderoobi sinna, et kas seda on ka siis vaja seadustada? Noh, jah, selles mõttes, et ta muudab ju meil näiteks korteri või elamu ruutmeetreid ja see ei ole jällegi mingisugune keeruline asi, mida seadustada, et see iseenesest, kui me ei lõhu sellega tõesti midagi kandvat või ei muuda sellest tulenevalt, ma ei tea, tehnosüsteeme kuidagi ära, et siis on see piisab meil andmete esitamise teatisest ja muudame need mõõdistusega need ruutmeetrid seal ehitusregistris ära ja kinnistusraamatus, eks ju. Aga muus osas küll, et kui selle garderoobi ehitusega ei kaasne mingisuguseid väga suuri konstruktiivseid olulisi muudatusi, siis võib seda teha. Lihtsalt siis tuleb need ruutmeetrid seal ehitusregistris ka õigeks saada. Okei, aga on sul olnud ka sellist objekti, kus sa oled tundnud, et oh ei, et või kohe on olnud sisetunne, et noh, seda ei saagi korda teha? Või pigem on igalt poolt? Pigem seda on küll, et juba silm haarab mingeid selliseid asju, mis ma näen, et nagu et auditites näiteks tuleb meile negatiivne vastus, et meil on üks asi, teine asi, kolmas asi on valesti, mingisugused tuleohutusega seonduvad asjad ja elektriga seonduvad asjad. Aga sellist päris, et oh ei, et palun ärge tulge sellega, seda ei ole, et proovime ikka aidata nii palju, kui vähegi oskame ja suudame. Ja pigem on sellised oh ei momendid nagu see, et need puudused, mis meil näiteks kuskilt välja tulevad, nõuavad siis, et nende kordasaamine nõuab mingisuguseid suuri ümberehitustöid, mis lähevad kalliks maksma. Ja siis on nagu, et oh ei, et inimesest on tõesti kahju. Ja sellistel juhtudel mitte küll alati, aga tuleb ikka ette, et jääbki meil see seadustamise protsess pooleli, sest see nõutav ümberehitus lihtsalt maksab niivõrd palju, et inimesel ei ole kohe sellist raha niimoodi välja käia ja võtta. Aga kui see ümberehitus korra kõrvale jätta ja minna dokumentatsiooni juurde, kui suured summad on seal näiteks, oletame, ma ei tea, ehitangi selle garderoobi kapi sinna, kui palju selle seadustamine võib maksma minna ja ka näiteks õhksoojuspump, et see on vist siis kindlasti kallim, et kuna see on raskem protsess? Eks see õhksoojuspump ole pisut kallim, aga ta ka ei pruugi. Ütleme, näiteks selle garderoobi puhul on tõesti see, et kui palju saab inimene ka ise selle ära teha, eks ju, et kui tal tõesti on vajadus lihtsalt selle järgi, et keegi näiteks ehitusregistris need asjad sisse kannab, sest kui ei ole selle keskkonnaga tuttav, siis võibki pisut keeruline olla. Aga et näiteks kõik muud asjad saab ta nagu ise tehtud, et siis see ei ole kallis, et siis tõesti on niisugune töötunni maksumus, eks ju, sinna registrist sisse kanda. Näiteks just üks päev sattusin väga armsa sellise korteri andmete esitamise teatisega, see korteri ruutmeetrite parandamine ja seal oli inimene teinud ise väga ilusa käsitsi joonise, et kus tal siis need päriselt need seinad on. Ja see oli ilusti omavalitsusest läbi läinud, et see niikaua, kui ta vastab nagu on korrektne ja ilus ja loetav, siis ju tegelikult miks mitte, et alati ei pea minema mõõdistajale raha maksma ja tule tee, sest teistmoodi ei ole võimalik, et on küll ja julgustan väga inimesi proovima läheneda asjale sellise selge kaine mõistusega, et ei tasu hulluks mõelda. Ja kui ei taha tegeleda, siis jällegi oleme igal juhul olemas ja nõu andmas, et kuidas kõige lihtsamini saada. Aga milline on kõige lihtsam objekt seadustamiseks? Lihtne, raske, eks ju, sõltub objektist. Võib-olla minu jaoks kõige niisugusem meelsam objekt ongi võib-olla mingisuguste korterite lihtsalt see ruutmeetrite paika saamine, et mõõdistamine. See on nagu puhtalt minu isiklik.
aga näiteks hästi lihtne on tihti uutele eramutele ka, pannakse ikkagi hiljem natukene takkajärgi see õhksoojuspump. Ja siis on seda väga mõnus seadustada, sest meil on tegelikult olemas joonised ja hoonel on loodetavasti olemas kasutusluba juba ja tõesti ainus muutus on see õhksoojuspump, et siis on see ikka suhteliselt lihtsa vaevaga nagu tehtav asi. Aga kui see kõik niimoodi kokku võtta, siis mis loom oleks see hindamine, et kas ta oleks siis rohkem nii-öelda siil, et kuskilt alt on pehme ja hiljem on nii-öelda natuke okkaline või on natuke leebem? Ma arvan, et on leebem. Võib-olla kuna kogu see bürokraatia ja paberimajanduse dokumentatsioon tundub niivõrd keeruline. Tundub. Siis ta tegelikult ei ole. et ma arvaks, et ta on selline... Tegelikult võib-olla siil ongi väga õige loom, sest ta tundub väga okkaline ja selline, et ei taha puutuda. Aga tegelikult nad on ju väga armsad loomad. Et tegelikult ei ole seal mingisuguseid ületamatuid mägesid. Tõesti. Aga kuna inimeste teadlikkus tegelikult sellest seadustamisest praegu on tõusuteel, vähemalt mulle nii tundub, et kui palju hetkel on sinu laual näiteks seadustamistöid, et see 6 kuni 12 kuud on see periood, et selle aja jooksul tuleb kindlasti töid veel ka peale, et mitme tööga samaaegselt on reaalne tegeleda ja põrgatada neid erinevate harudega? Ega niimoodi selliselt ei oskagi vastata, sest see seadustamise protsess kui selline on nagu... Ta on hästi-hästi intensiivne, siis me ootame mingit menetlust. Ta on hästi-hästi intensiivne, ootame mingit menetlust, et ta on niisugune jupiti ja tegelikult nagu paralleelselt nende asjadega tegeleda ei ole keerukas, kui sa suudad oma aega hästi juhtida ja oled nii iseenda kui ka klientide vastu aus sellega, et kui palju sul mingite asjadega aega läheb. Et siis ei ole ta tegelikult keeruline, aga eks ka oma algusaegadel kindlasti andsin lubadusi, millest kinni ei suutnud tegelikult pidada mingite tähtaegade osas just näiteks ja niimoodi, aga nüüd olen juba õppinud ja oskan neid asju nagu paremini žongleerida omavahel. Väga hea soovitus võib-olla siis alustavatele hindajatele, et mitte lubada neid tähtaegasid, et sealt vist sinust vist nii palju ei sõltu. Jah, et seadustamise puhul minust sõltub täpselt nii palju, kui mis osad töödest mina ise teen, eks ju, et kuna ma ise koostan ka ehitusprojekte ja olen oma taustalt üldse ehitusinsener, et siis need sõltuvad minust, kui kiiresti need valmis saavad ja tihti on see projekt aluseks mingisugusele järgmisele tööle, eks ju, et näiteks auditile, et kui kiiresti me selle saame siis nii-öelda töösse panna. Aga jah, täna ma enam selles osas nagu lubadusi ei anna, et mis kuupäevaks meil võivad dokumendid korda saada ja asi korda saada, et seda viga ma enam ei tee. Okei, aga enne lõppu küsin ka sinult kui seadustamise valdkonna juhilt, et kui keegi mõtleb täna hakata hindajaks, et see köidab, siis mida sa talle nii-öelda sellel algusperioodil soovitaksid? Hakkad seadustajaks. No mida ma oskan soovitada? Kõige esimene asi võib-olla on natukene lugeda seadusandlust ja olla kursis nende seadusandluse punktidega. Siis on absoluutselt lihtsam ja kiirem inimesi nõustada, mis iganes murega need siis sinu poole pöörduvad. Et seadusandlusega tuleb kursis olla ja teine asi, et kui ei ole sellist võib-olla ehitustausta päris, et siis vaadata lihtsalt läbi projekte, kuidas projekte lugeda. Selle kohta on internetis materjali küll ja veel, et kuidas projekte lugeda, mis võivad näiteks ka, kuna kõik ehitisregistri menetlused on ju avalikud, mis on läbi viidud, et mis üldse kätkeb endas üks mingisugune kasutusloa menetlus, et mis need dokumendid on, mis siin on esitatud, millised projektid on, millised on auditid. Et lihtsalt nende asjadega tutvuda. Tegin täpselt seda sama isegi, lihtsalt piilusin nii-öelda
targemate kolleegide tööd ja kuidas mingeid asju on tehtud ja väga palju sõltub ka sellest omavalitsusest, milles sa toimetad parasjagu, et eks ju kõik nad tõlgendavad seadust pisut erinevalt ja eks ta niimoodi otsast hakkab minema. Aga üks küsimus veel enne kui lõpetame, et iseloomujoonte peale mõeldes, et kui on vist kärsitu inimene, kas ta sobib ka seaduste ajaks, et vahepeal, kui see kuskil toppama jääb, mis ei ole sinu taga, et kas siis võib natuke raskeks minna või mis iseloomujooned peavad kindlasti ühel hindajal olema? No kärsitus võib-olla kasuks ei tule. Samas jällegi räägin kohe endale vastu ka, et kui sa oled kärsitu, siis sa võib-olla just utsitad tagant kas mingisuguseid tööde tegijaid või omavalitsust natukene nende asjadega tegelema ja küsima, aga kõige rohkem kasuks tegelikult ikkagi tuleb rahulik meel. Et sa pead olema valmis selleks, et need asjad võtavad aega. Et need võib-olla menetlusprotsessid, need märkused, mis tulevad, need mõnikord ei pruugi tunduda õiglased. Kas nad seda on või ei ole minu koht öelda. Aga me peame nende märkustega kuidagi hakkama saama ja nendega tegelema ja leidma selle lahendused, kuidas siis need ära lahendada. Et siin on hästi palju on ikkagi selles, palju taandub tegelikult lihtsalt inimsuhtlusele, inimsuhetele ja kui sa selle asja suudad nagu paika loksutada, siis kõik muu on juba ekstra. Okei, aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Ja aitäh ka sulle, armas kuulaja, et olid meiega kaasas. Kui kuidagi nüüd võib-olla natuke hirmutasime ära, siis ei ole vaja, et võib ka olla korras kortereid, aga tasub üle kontrollida, kui tulevikus plaanid mingeid muudatusi teha. Aga järgmises episoodis kuuled juba, mida jagavad alustavad maaklerid enda kogemusest, nii et püsi lainel.